Tere! Ma siin sügisel käisin ühe gängiga ABB-s külastusel ja mõtlesin, et siin filmis raames võiks teise korra ka proovida, vaadata, kas ma olen targem pärast aasta aega koolis õppimist. Meile seal ABB-s tuli vastu ikkagi üks endine TalTechi õpilane, kes sai sinna praktikale ja lõpuks tööle. Ta rääkis meile kiirelt, kus asjad käivad ja siis me saime läbi tema viidud professionaalide juurde, kes näitasid kohaliku tööstusalasid, kontori tingimusi ja muid lahedaid asju. Näiteks, kuidas sa ise saaksid sinna praktikale või kuidas saaksid sinna tööle või mis sa üldse teed seal. Me täna viibime on siis sagedusmuundurite töökindluse testimise keskus, mis on siia aastate jooksul üles ehitatud. Alguse sai kogu see testimise kontseptsioon, kui ma nüüd ei eksi, aastal 2011, kus nähti vajadust, et hakata sagedusmuundureid süsteemselt testima. Sagedusmuundurid on meil ehitatud testkambritesse. Testkambrid oleme me ehitanud siis konteineritesse. Esialgne põhjus tegelikult oli see, et me paigutasime kõik need konteinerid, need paar esimest, mis me ehitasime õue. Seda maja, kui sellist ei olnudki üleüldse. See on teine põhjus ja siis kolmas on see, et anda inseneridele mingisugune ruumiline piirang. Sest kui sa annad piiramatult ruumi, siis insenerid võtavad kõik ruumi, mis neile antakse. Ehk siis nüüd on konteiner, see on modulaarne ja kõik ehitatakse sisse ja nii ta on. Kogu majas praegu on kokku 27 konteinerit. Maja on ehitatud täpselt nii kõrge, et me saame 2 merekonteinerit panna üksteise peale. Kokku on meil pideva testimise all umbes 200 seadet. Tegelikult ABB-s on inseneridel kontoris ka päriselt asju teha. Neil on sellised lahedad projektid, kus haaratakse umbes 15 tarka isikut üle 1,5 aasta, kes peavad midagi kindlalt konstrueerima. Meile näidati, kuidas tehti ühte insenerikappi, kus on sellised kõik testimisasjad olemas, kõik tööriistad, mis iganes vaja. Et see on nagu iga teine projekt. Kui te olete ülikoolis, siis saate projektidega väga kokku puutuda. Et seal on igal inimesel kindlad osad, turundus, monteerimine, mis iganes, 3D modelleerimine, SolidWorks. Sellised asjad on ilusasti rahastatud ja kuupäevadega, nii hull ei ole. Üldiselt on neid pandud 1,5 aastat, aga isegi kui läheb natukene üle, saab seal ülemistega kokku klattida, et lubatud selline paar kuud üle. Sest, et seal on nii palju eri valdkondi, mis võib silma ees asjad kirjuks saata. Kui sa just oled, nagu mina, elektrienergeetika tudeng, siis see on seal eelisjärjekord, sest neil on põhimõtteliselt igasse nurka sellist venda vaja. Kui sul elus veel kõhklusi, kuhu minna, sest elektrienergeetika vajab just teiesuguseid noori.